Donald Trump otsustas lõplikult lõpetada niinimetatud sünniturismi Ameerika Ühendriikides. Ameerika Ühendriikide välisministeerium lõi spetsiaalse töörühma sünniturismi vastu võitlemiseks ja juba esimese töökuu jooksul tühistas USA välisministeerium enam kui 600 viisat välismaalastele üle kogu maailma, kes ilmselgelt soovisid lennata Ameerika Ühendriikidesse, et sünnitada laps. Kuid selle uudise taga on palju pikem ja pingelisem lugu. Donald Trump üritab juba teist korda piirata sünnijärgset kodakondsust pärast seda, kui USA ülemkohus purustas tema esimese katse kuu aega tagasi. Ja tundub, et Trump ei lõpeta katseid selle lünga sulgemiseks, kuigi tegelikult pole sünnijärgset kodakondsusõigust kuhugi kadunud. Lihtsalt Trumpi korraldus ise näeb ähvardav välja ja paljud ei saanud sellest lihtsalt aru. Kordan veel kord, sünnijärgse kodakondsuse õigus ei ole isegi pärast Trumpi uut korraldust kadunud. Aga sinna on tekkinud väga huvitavad lüngad, kuidas Ameerika presidendi meeskond ikkagi üritab seda kodakondsust mitte anda. Üldiselt vaatame selle kõik rahulikult läbi ja paneme kõik paika. Minu nimi on Aleksei Petši. Hakkame pihta. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Alustame siis kõige värskem avaldusega sel teemal. USA välisminister Marco Rubio teatas, tsiteerin: töörühm hakkab tegelema viisade omanike kontrollimisega, ebaseaduslike sünniturismi võrgustike likvideerimisega ja selle valdkonna kuritarvituste tõkestamisega. Ameerika kodakondsust ei müüda, ütleb Marco Rubio, kuid keerulised sünniturismi võrgustikud teenivad kasumit Ameerika seaduste ärakasutamisest. Õpetades investoritele ja välismaalastele, kuidas petta Ameerika viisasüsteemi, korraldades reise ja majutust ja mõnikord isegi võltsides dokumente, et võimaldada välisriikide kodanikel saada oma lastele kodakondsus. USA välisministeerium kasutab kõiki kättesaadavaid vahendeid, et lammutada sünniturismi võrgustikke ja kaitsta Ameerika kodakondsuse terviklikkust. Ja väljaande The Hill andmetel kõlab välisministeeriumi ametlik avaldus väga sarnaselt. Tsitaat. Nagu president Trump on selgelt välja öelnud, kodakondsus ei ole kaup, mida saab omandada USA immigratsiooniseaduste kaalutletud ärakasutamise teel. Ja edasi rõhutas ametkond, et teeb tihedat koostööd sisejulgeolekuministeeriumiga. Lühidalt öeldes on sünnitusäri vastased mehhanismid muutunud vaid tõhusamaks, kuid ärge tehke veel järeldusi. Siin on oluline mõista, kust üldse tekkis see välisministeeriumi töörühm, mis tegeleb võitlusega sünnitusäriga, nagu nad seda nimetavad. Sest ilma taustata jääb lugu arusaamatuks, aga tegelikult on see väga huvitav, väga huvitav. Niisiis, 6. augustil allkirjastas Donald Trump kohe 2 määrust. Need kannavad järgmisi nimetusi, sõna-sõnalt. Esimene määrus, jätkates Ameerika kodakondsuse mõtte ja väärtuse kaitsmist. Ja teine, sünniturismi lõpetamine. Muide, see ei ole tema esimene katse. Täpselt kuu aega enne seda, 30. juunil 2026 aastal. USA ülemkohus otsustas kohtuasjas Trump vs. Barbara, et USA põhiseadus annab kodakondsuse lastele, kes on sündinud USA territooriumil. See oli Donald Trumpi 2025 aasta jaanuaris välja antud esimese määruse täielik läbikukkumine, mis püüdis võtta kodakondsuse kõigilt seaduslike migrantide ja ajutise staatusega inimeste lastelt. Siis see ei õnnestunud, kuid Trump, nagu öeldakse, ei andnud alla. Teine katse on palju ettevaatlikum ja seetõttu palju huvitavam. Juristide andmetel ei püüa Ameerika presidendi uus määrus tühistada sünnijärgset kodakondsuse õigust. Selle asemel on see suunatud just viisamenetlusele nende jaoks, kes sisenevad riiki spetsiaalselt selleks, et sünnitada Ameerika pinnal. Nagu öeldakse, okei, me jätame sünnijärgse kodakondsuse õiguse alles, kuid tüüame mitte lubada sünnitajaid, naisi, kes kavatsevad Ameerikas sünnitada. Esimene määrus kitsendab selle õiguse tunnustatud erandeid.
Teine annab otsekorralduse välisministeeriumile ja julgeolekuministeeriumile viisadest keelduda või need tühistada, kui on alust arvata, et reisi eesmärk on just lapse sünnitamine USA territooriumil. Ja nüüd täpsemalt sellest, keda uus Donald Trumpi määrus puudutab. Ja siin on täpsus väga oluline. Sest teate, esimesed reportaažid paljudes meediakanalites lihtsustasid palju. Palju jäeti kahe silma vahele ja jäi mulje, et justkui kehtib täielik keeld. Ei ole nii. Vaatame asja lähemalt. Immigratsioonispetsialistide andmetel kehtib määrus ainult siis, kui kumbki vanematest ei ole USA kodanik. Ja vähemalt üks vanem kuulub mõnda loetletud kategooriasse. See on oluline. Ja nüüd hakkamegi neid kategooriaid lähemalt uurima. Esimene kategooria, tsiteerin, vaenlase välismaalane. Seda määratletakse kitsalt. See on isik, kes kuulub organisatsiooni, mis on seaduse järgi ametlikult tunnistatud välismaiseks terroristlikuks organisatsiooniks või inimene, kellel on spetsiaalselt määratud ülemaailmse terroristi staatus. Siia võivad Trumpi administratsiooni loogika järgi sattuda vanemad, kes on seotud selliste rühmitustega nagu Antifa või Tren de Aragua. Ehk siis, kui inimesed on kuidagi kas või kaudselt seotud mingisuguse terroristliku liikumisega või sellega, mida USA's on tunnistatud terroristlikuks liikumiseks, siis neid lihtsalt ei tohi riiki lubada. Kõik. Ja teine kategooria on välisriikide valitsuste töötajad, kes töötavad USA's, näiteks saatkondade ja konsulaatide personal. See on üldse huvitav punkt, ehk siis kõik saatkondade ja konsulaatide töötajad ja nende sugulased, kes elavad ja töötavad USA's või kes võivad neile külla tulla, peavad Ameerika Ühendriikidest lahkuma, et laps sünniks. Kolmas kategooria, kõige huvitavam, ja see on detail, mille enamik esimesi kommenteerijaid lihtsalt kahe silma vahele jättis. Inimesed, kes on teinud ärilise tehingu, et osta või saada juurdepääs sünnijärgsele kodakondsusele. Väga huvitav moment. Siia on otseselt kaasatud tasulised surrogaatuslepingud, milles osalevad välismaalastest vanemad. Eraldi määrus piirab kodakondsust nendele, kes on sündinud Ameerika Ühendriikide territooriumidel, kus seda ei ole föderaalseadusega tagatud, näiteks Ameerika Samoa puhul. Oluline märkus, mida rõhutab ka Trumpi administratsioon ise. Tavalised F1 viisa alusel õppivad tudengid, tavalised turistid säilitavad oma laste sünnijärgse kodakondsuse õiguse. See, nagu te mõistate, on juba märksa kitsam kui 2025 aasta jaanuari määrus. Ja praegu ei muutu midagi. Täna USA's sündinud lapsed saavad endiselt kodakondsuse vastavalt kehtivale seadusele, kuni kohtuvaidlused kestavad. Asutustel on 30 päeva aega, et anda välja üksikasjalikud juhised rakendamiseks. Nüüd aga räägime juriidilisest võitlusest, mis juba käib. 11. augustil Ameerika Kodanikuvabaduste Liit, seesama organisatsioon, mis võitis Trumpi vastu kohtuasja ülemkohtus 6 aega tagasi, vaidustas juba ka uued määrused. See ei ole uus hagi, vaid avaldus samasse New Hampshire'i föderaalkohtusse palvega kohtunikule, kes oli juba teinud otsuse eelmise kollektiivhagi kohta. Otseselt kinnitada, et valitsus ei saa võtta kodakondsust ära sellesama kollektiivhagi liikmetelt ühegi uue määrusega. Huvitav on see, et immigratsioonipoliitika analüütikud märgivad, et Trumpi uued määrused on otsene ülemkohtu otsuse eiramine, mis tehti 6 aega tagasi. Ja seetõttu peab ülemkohus väga kiiresti sekkuma, et tagada oma varasema otsuse täitmine. On olemas ka juriidiline analüüs, mis näitab kogu selle Trumpi konstruktsiooni nõrka kohta. Näiteks väljaanne The New Republic märgib, et rühmituse määratlemine välismaise terroristliku organisatsioonina on kongressi akti ja täitevvõimu otsuse tulemus. Ja selliste rühmituste liikmed kuuluvad kindlasti Ameerika Ühendriikide jurisdiktsiooni alla. Nende üle peetakse näiteks regulaarselt kohut Ameerika kohtutes. See tähendab, et selliste rühmituste liikmete laste kodakondsusest väljajätmise loogika on loogiliselt vaieldav. Miks? Kui lapsevanem allub Ameerika kohtule, tähendab see, et ta kuulub Ameerika Ühendriikide jurisdiktsiooni alla. Ja just seda tingimust nõuabki. 14. paranduse kodakondsuse andmiseks.
mõistate, see ongi selline juriidiline vastuolu. Kui inimene kuulub Ameerika Ühendriikide jurisdiktsiooni alla, siis kuulub ka tema laps selle alla ja peaks saama USA kodakondsuse. Kokkuvõte. Formaalselt on tänane uudis Välisministeeriumi töörühmast ja 600 tühistatud viisast vaid tipp palju ulatuslikumast ja juba 2 korda kohtus läbi kukkunud Donald Trumpi kampaaniast sünnijärgse kodakondsuse vastu. Esimese katse tegi ta 2025. aasta jaanuaris ja ülemkohus lükkas selle tagasi selle aasta juunis. Teine, palju kitsam ja juriidiliselt keerukam katse, mis tehti nüüd, vaidlustati juba mõne päeva pärast kohtus sama organisatsiooni poolt, kes võitis ka esimese kohtuasja. Ja uus Välisministeeriumi töörühm, millest teatas Marco Rubio, on sisuliselt just selle teise kampaania täidesaatev tööriist. Ehk siis samal ajal, kui kodakondsuse küsimuses käivad kohtuprotsessid, tegeleb ametkond paralleelselt viisapoolega, keelates ja tühistades sissesõiduloa juba enne seda, kui laps jõuab üldse Ameerika pinnal sündida. Üldiselt, sõbrad, kirjutage kommentaaridesse, kuidas teie suhtute sellesse sünnitusturismi Ameerika Ühendriikides. Aga kuidas teie arvate, kui palju mõned teiste riikide kodanikud kasutavad ära ja ma ütleksin isegi, et kuritarvitavad Ameerika seadust? Üldiselt oma suhtumisest niinimetatud sünnitusturismi kirjutage kindlasti selle saate all kommentaaridesse, tellige kanal. Pange like ja vajutage kellukesele, et mitte uutest saadetest ilma jääda. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!